ainult pilt, tekst on ka pildi kujul, siis ei ole mingit kasu sellest, Google'id iial üles ei leia. Ja veel üks suur lollis, mida te saate teha, on kui te teete endale sellise intro lehekülje näiteks. Just enne vaatasin ühe välja, millel oli mingi portonestelmar.com äkki oli. No, see on, jaa, näed, Yacht Club and Resort. See, ma enne vaatasin, tegemist on, müüb kinnisvara ja jahiklubisse kohti ja mida iganes. Ja loomulikult nende ärile, nende ärile tuleks kasuks, kuidas, kui nad Google'is tuleks leitavad, aga kui on selline avaleht, kus neil ei ole mitte ühtegi sõna teksti, on video ja logo ja nende pealkirjas title'is on isegi kinnisvara sees, mitte keegi ei leia neid kunagi üles, et see on väga rumal, kui te niimoodi teete. Ja samamoodi flash leheküljed, täiesti mõttetu. Et noh, flashi loomulikult võite kasutada, aga ainult disaini elementideks, ärge teksti jumala eest flashis tehke. Nii, kui ma nüüd tahan iseenda lehekülge hakata optimeerima, kus ma peale hakkan? Kõigepealt on sul ju vaja teada, mida inimesed otsivad, millisele võtmesõnale oma lehekülge optimeerida. Et kui me vaatame seda Bulgaaria näiteks ma tahan ka Bulgaaria kinnisvara turule minna, palju raha liigub. Mul on näiteks juba äri püsti, tahan ka veebilehte teha või juba mul ongi. Aga ma näiteks ei tea, kas see Bulgarian real estate on ikka kõige parem võtmesõna, võib-olla et seda ei otsita. Sest real estate on selline, ütleme, Ameerika inglise keeles kasutatakse, et inglise inimesed kasutavad rohkem property. Aga kus ma tean, kumb on parem, nagu kas property või real estate, millele ma peaksin seda optimeerima. Ja siis ongi olemas sellised veebisaidid. Ja üks on siis siuke tools.seobook.com, võta meelde. Lähed siuksele aadressile, kohe vaatab näkku keyword tool. Kirjutad sisse, klikid sinna peale, lähed siia, vaatame Bulgarian real estate. Kõks. Ja kohe ütleb ära Bulgarian real estate Google'is 18 päevas umbes. Ei ole. Kui me võtame lihtsalt riigi nime Bulgaria real estate, mis ta siis ütleb? 103 Google'is, oluliselt tõusis, et parem on, kui seda N-i sinna lõppu ei pane. Aga palju on siis Bulgaria property? Noh, hoopis teinud ära, peaaegu 3 korda rohkem, 274 päevas Google'is. Oluliselt parem on Bulgaria property võtta oma võtmesõnaks. Ja loomulikult, kui on sul Bulgaria property, siis sa võid ju selle pikendada, et panete endale Bulgaria property for sale, siis sa saad nii Bulgaria property kui ka need, kes otsivad Bulgaria property for sale in Bulgaria, saad 69, see tähendab, et sa saad mõlemad endale. Nii palju päevas inimesi otsib seda. Loomulikult sa võid ühte saiti optimeerida rohkemale kui ühele võtmesõnale, aga mida sa peaksid aru saama, et sa ei saa nii, et su üks lehekülg on viimase peal kõrgel kohal väga paljudel erinevatel võtmesõnadel. Eriti kui on palju konkurentsi. Et ja sa pead arvestama veel sellega, et iga leht sinu veebilehel on kui eraldiseisev, tal on eraldi ranking Google'is. Et siin ongi kasulik teha, näiteks sa identifitseerid mitmed erinevad võtmesõnad, mis on maru head, palju inimesi otsib neid, siis teedki nii, et erinevad leheküljed, neil on oma title tag, see võtmesõna, mille sa tahad optimeerida, nende tekstist tuleb see eraldi tihedusega välja ja nii edasi ja nii edasi. Et ei saa ühte päris palju panna. Eesti puhul see tools.seobook.com väga hästi ei tööta, või peaks ütlema, et mitte üldse ei tööta. Et kui ma tahan näiteks otsida kinnisvara, et ütleme, ta ei leia mitte midagi. Et need andmed võetakse kuskilt sellisest kohast, et Eesti otsingud sinna sisse ei lähe. Eesti puhul umbes näitab kätte neti, et lähed reklaam, heli on internet on aeglane midagi pärast. Nii, reklaam heli on ja sealt
võtad, noh, kas ei ole või? Reklaamheli on neti. No näe, heli oli sait maha läinud või? Põhimõtteliselt, kui see peaks kunagi üles tulema, seal saad võtta neti hinnakirja ja sealt hinnakirjast saad vaadata, sa saad nagu tellida reklaami ühe otsingusõna peale ja kui sinna paned otsingusõnasse, kirjutad mingi otsingusõna sisse, ta näitab nädalas otsingu mahu kätte ära. Netil on üks puudus, et sa saad otsida ainult ühe sõna kaupa, sa ei saa fraasi otsida, et sa ei saa otsida Tartu kinnisvara, et siis ta tuleb, näed, tuleb ette. Nii, näed, siin ongi märksõna otsing, kinnisvara, otsi, päringute arv nädalas 4000. Ja see on ainult neti.ee puhul, siis sa peaksid eeldama, et Google'is on see, noh, vähemalt sama, aga mitte rohkem. Ja nii, kui on siis see on siis teada, millised need võtmesõnad on, mis väga palju tulu toovad, siis alusta sellest, et sa teed oma veebilehe, no otsime mingi, teeme, ma ei tea, loodustooted näiteks, mahekaup. Nii, me tahame loodustooteid müüa, oletame, et see on meie sait. Siis, mis me siin peaksime tegema? Mõtleme siin erinevad pealkirjad. Need erinevad pealkirjad oleks väga kasulik, noh, need on vist uudised, siin tuleb nii välja. Aga põhimõtteliselt, kui sul on staatiline avaleht, kus sa väga palju seal ei muuda, või noh, seal võib muidugi muuta osa ka olla, aga sa teed see selliselt, et esinevad soovitavalt siis H1 tag'iga. H1 te pane ainult ühe korra, kui sa tahad rohkem pealkirja panna, kasuta H2 HTML tag'i selle jaoks. Et pane see võtmesõna nende vahele. Oma title'isse pane kindlasti oma võtmesõna sisse. Title'i pikkus, ära seal ka spämmima hakka, 80 tähemärki, päris nagu soliidne pikkus. Need erinevad lingid külje peal, väga kasulik, kui sa need erinevad lingid paneksid ka mingisuguseks võtmesõnadeks ja kui vajutad siia peale, siis selle lehe pealkiri, title, sisaldab seda keyword, seda võtmesõna, mida sa tahad, ja siis on sul sisu ja pealkiri ja kõik sisaldavad seda võtmesõna mõistuse piires. Nii sa saad kogu oma saidi panna oma teemal erinevatele vähem ja rohkem populaarsematele võtmesõnadele nagu hästi konkureerima. Et mina soovitaksin niimoodi, et sa tee oma avaleht, optimeeri kõige populaarsemale võtmesõnale ja siis sa teed hästi palju erinevaid väiksemaid nagu sisulehti ja need siis konkureerivad mingitele väiksematele lehtedele. Ja siis on aeg hakata linki ehitama ja kindlasti iga link, mis sa oma saidi peale suunad, kindlasti pane selle nii-öelda siis lingi pealkirjaks või noh, inglise keeles öeldakse anchor tag, pane sinna see võtmesõna, millele sa tahad konkureerida. Ja järgmises postituses ma siis teen mingisuguse pikema nimekirja nendest erinevatest HTML elementidest ja ka muudest elementidest, mis sul aitavad konkureerida. Et kuidas siis täielikult oma saiti ära optimeerida, et põhimõtteliselt on siis tegemist informatsiooniga, mille eest sul internetiturnduse firmad võtavad 10 000 kroone sellise teenusest, aga saad seda kõike ise teha. Siin ei ole mingisugust kunsti, kui sa HTML ei tunne, noh, vahet ei ole, tänapäeval need vahendid on nii lihtsad. Või kas sa ütle oma veebikujundusfirmadele, et kuule, näed, siin on mingisugune õpetustee selle järgi või noh, ise kirjutada üles, kuidas sa tahad, mis sul lehekülje pealkirjad oleksid ja nii edasi. Ja kuidas linki oma saidile ehitada, räägin ka järgmistel kordadel. Nii et nägudeni internetmarketing.ee. Tšau.